Tere! Tänaseks tunni teemaks on harilike murdude liitmine ja lahutamine ehk täpsemalt me tegelikult vaatame, kuidas liita täna siis sama nimelisi murde ja ka neid lahutada. Aga enne kui me lähme üleüldse tehete juurde harilike murdudega, tuleb endale meeles pidada seda, et kui te olete teostanud mingi tehte harilike murdudega, siis vastus peab alati olema siis taandatud kujul või siis teisendatud segaarvuks või mõlemat ehk teisi kohal, et arvutamisel harilike murdudega tuleb vastus alati vajadusel siis taandada või teisendada segaarvuks. Nii, aga hakkame täpsemalt vaatama, kuidas neid asju teha, ehk siis kuidas liita ja lahutada samanimelisi murde. Ja me alustame siit liitmisest ja ma olen siia võtnud siis erinevad liitmistehted, mida hakkan siis teiega koos läbi tegema. Ja kui meil on samanimelised murrud, siis tegelikult me tehte sooritamiseks paneme need murrud siis ühele murrujoonele ehk kuna neil on sama nimetaja, siis selle nimetaja kirjutame ühekordselt siia murrujoone alla ehk nimetajaks ja need ülemised arvud ehk siis lugejas olevad arvud me lugejas liidame 2 + 3 ja saame siis kokku arvutada, et 2 + 3 on 5 ja alla tekib meil 7. Ja kontrollime igaks juhuks üle, et seda murdu me taandada ei saa ja samuti ei ole vaja seda teisendada segaarvuks. Lähme järgmise tehte juurde. Täpselt samamoodi 10 läheb meil murrujoone alla ja üleval liidan 1 + 3. Ja nüüd, kui ma liidan 1 + 3 kokku, see on 4 kümnendikku. Ja nüüd, kui ma kontrollin, kas seda murdu taandada saab, siis tegelikult tõepoolest 4 ja 10 jaguvad mõlemad 2-ga, et me saame 2-ga taandada ja saame vastuseks hoopis 2 viiendikku. Nii, võtame järgmise tehte. 9 läheb meil alla, üleval liidame 7 + 8 ja saame siis vastuseks 15 üheksandikku. Jälle kontrollime üle, kas murdu taandada saab. Tõepoolest 15 ja 9 jaguvad mõlemad 3-ga, seega me saame murru 5 kolmandikku. Aga nüüd, kui ma kontrollin, kas seda saab segaarvuks teisendada, siis tegemist on liigmurruga, mis tuleb ka segaarvuks teisendada. Ja kuna 5 me saame 3 maha võtta üks kord, siis siia tuleb 1 ja 5 - 3 annab meile vastuseks 2, see läheb meil lugejasse ja alla jääb 3. Ehk selle tehte vastus on 1 2/3. Kui teil on vaja nii taandada kui ka segaarvuks teha, siis tegelikult te võite ise otsustada, kas te enne teisendate segaarvuks ja siis taandate või enne taandate ja siis teisendate segaarvuks. Nii, ja nüüd, kui te saate kätte, siis tegelikult tuleb iga kord vastus üle kontrollida, kas neid saab taandada või teisendada segaarvu. Alguses see kipub ununema, hiljem ta tuleb teil juba automaatselt. Nii, ja vaatame siin edasi. Järgmises tehtes 12 läheb alla, 11 + 5 ja tõepoolest, kui me liidame 11 + 5 kokku, saab 16 12 ja jällegi on tegemist murruga, mida saab nii taandada kui teised segaarvuks. Proovime nüüd seekord teistpidi, et teeme enne selle segaarvuks, et 12 läheb 16 sisse üks kord ja võtame maha, jääb 4 alles, alla jääb 12 ja nüüd mõlemad arvud, nii lugeja kui nimetaja jagub meil 4-ga ja me saame murru 1, nii 4 jagatud 4-ga on siis ka 1 ja 12 jagatud 4-ga on 3, et 1 1/3. Nüüd järgmises tehtes me vaatame, kuidas meil käib siis liitmine segaarvudega
et kui te liidate omavahel segaarvu või segaarvu ja siis murdarvu, siis te saate tegelikult siin need täisosad omavahel liita, kui need on liita, kui ei ole, siis kirjutate lihtsalt selle ühe murru täisosa siia ette täisosaks ja see käib siis niimoodi, et 3 + 2 on 5, selle ma kirjutan siia ühise murrujoone ette ja edasi toimin samamoodi. 5 läheb meil alla. Nii, ja üleval liidan 1 + 3 ja saan, et 5, 4 viiendikku. Ja sellega me enam teisendusi teha ei saa, sest see on meil juba valmis kujul murd. Vaatame edasi. 6 + 3 on 9. Murrujoone alla kirjutan 7. Ja nüüd 5 + 6. Nii, ja arvutan ära. 9, 11 seitsmendikku. Nüüd aga segaarvus on selline lugu, et see peaks olema see murdosa siis meil tegelikult siis lihtmurd, praegusel juhul on see murdosa meil liigmurd. Seega ma pean ikkagi teda teisendama edasi, et meil tekiks lõplik segaarv. Kui ma võtaksin praegu, varjaksin ära selle 9, siis see 11 seitsmendikku oleks meil ju segaarvuna 1, 4 seitsmendikku, ehk teisipidi ma liidan selle 1 siia 9 juurde ja ma saan 10, 4 seitsmendikku. Nii. Vaatame edasi. Nüüd meil on ainult üks täisosa, aga selle kirjutan siia ette. Ja nüüd alla läheb 3, ülesse läheb 2 + 1. Ja kui ma kokku liidan, siis ma saan, et 4, 3 kolmandikku. Jällegi on meil murdosa siis liigmurd, aga siis selline liigmurd, mille lugeja ja nimetaja on võrdsed. Nüüd, kui te tuletate meelde, et siis selline liigmurd oli meil võrdne 1-ga, kui meil oli lugeja ja nimetaja võrdsed, järelikult 4 + 1 on 5 ja selle tehte vastus ongi lihtsalt 5. Vaatame siin veel edasi. Et nüüd mõningad sellised natukene sellised loogilised, aga lihtsamad näited, et kui ma liidan tavalise arvu murdarvuga, siis ma võin lihtsalt selle plussi vahelt ära kaotada ja kirjutada siis 5, 3 kaheksandikku. Täpselt sama lugu on hoopis siis, kui see murdarv oleks meil eespool ja see nagu tavaline ehk naturaalarv oleks meil siis teisel pool tehet, aga me teame, et me võime liitmises järjekorda muuta, et tegelikult ma võiks sama hästi kirjutada 3 + 1 kuuendikku, et kokku annab ta meile igal juhul 3, 1 kuuendikku. Ja kui teil on nüüd selline olukord, et te liidate naturaalarvu siis segaarvuga, siis jällegi te liidate selle naturaalarvu siia täisosale juurde, aga murdosa ei muutu. Ehk me saame siis praegusel juhul 6, 7 kümnendikku. Ja nüüd me vaatame edasi ka mõningaid tehteid lahutamise kohta. Nii, ja tegelikult lahutamisel käib meil olukord või see tehte teostame põhimõtteliselt sama reegli järgi, et kui meil on ühenimelised murrud, siis ma kirjutan selle nimetaja siia alla ja teostan tehte siis lugejatega. Ja saan, et 5 - 4 on 1 ehk tekib meil 1 üheksandik. Ja teeme ka teised tehted. Seda meil ei ole võimalik taandada ega segaarvuks teha, aga teiste tehete puhul on mõningatel juhtudel see juba võimalik. Nii, aga 6 kirjutan nimetajana alla ja 5 - 1. Ja kui ma 5-st lahutan 1, ma saan vastuseks 4 kuuendikku ja kuna meil on nii lugeja kui ka nimetaja paarisarv, siis me saame kindlasti mõlemat 2-ga jagada. 4 jagatud 2-ga on 2 ja 6 jagatud 2-ga on 3 ehk saame siis murruks 2 kolmandikku. Ja täpselt samamoodi ka lahutamisel, kui me lahutame omavahel segaarve, siis tegelikult need täisosad ma lahutan kõigepealt eraldi ära ja siis toimin sarnaselt. Alla läheb 7
Nii, ülesse tehe 5 miinus 3. Ja 5 miinus 3 on 2, ehk ma saan 2, 2/7. Nii, võtame järgmise tehte. 5 miinus 1 on 4 ja alla tekib 10 ja üles tekib meil 1 miinus 7. Ja nüüd on meil selline olukord, et me tahaks ühest lahutada 7, aga me ei ole õppinud, kuidas seda teha, et me väiksemast arvust lahutame suurema. Nüüd harilike murdude puhul käib see nii, et ma kasutan seda sama laenamistehnikat, mida te olete tavalise kirjaliku arvutamisel kasutanud, ehk ma laenan täisosast juurde. Seega täisosa muutub meil ühe võrra väiksema. Ja kui ma laenan täisosast juurde, siis tegelikult ma laenan juurde siis nimetaja võrra, ehk ma lisan siia ühele juurde selle nimetaja, antud juhul 10. Ja kui ma ühele lisan 10 juurde, siis ma saaksin hoopis ülesse tehtena 11 miinus 7 all nimetaja ei muutu, ehk ma saan kätte murru 3/4. Ja jällegi, murdosa on meil paarisarv, ma saan seda taandada 2-ga 3/2. Nii, nüüd kui ma võtan järgmise tehte, panen alla 3, jällegi täisosa ma lisasin siia ette, aga nüüd 2 miinus 2 kirjutan lugejasse ja nüüd meil tekib, et kui ma 2-st lahutan 2, ma saan vastuseks 0 ja meie üldiselt ei kirjuta murdu, mille lugejaks on 0, vaid selle väärtus meil ongi tegelikult lõpuks 0. Seega, kuna selle osa väärtus meil tuleb 0, siis jääbki vastuseks lihtsalt 6. Ehk jätke endale meelde, et kui teil tuleb lugejas väärtuseks 0, siis te murdosa ei kirjuta. Nüüd mõningad tehted, mida hiljem me vaatame ka, kuidas teha eriliste nimeliste murdude korral natukene teistmoodi, aga need on tehted, mida on võimalik tegelikult lihtsalt ka peast teha. Kui ma lahutan tavalisest arvust, siis murdosa ehk antud juhul siis ma sellest ühest lahutan 5/8, siis põhimõtteliselt saab seda teha ka peast, et nimetaja jääb meil samaks ja lugejasse meil tekib siis arv, mille ma olen saanud selliselt, et ma olen sellest nimetajast võtnud lugeja maha, et kui ma 8-st võtan 5 maha, jääb mul alles 3. Ehk see on siis selline, kui ma ühest lahutan. Nüüd, kui ma lahutan mõnest teisest arvust, siis ma saan põhimõtteliselt samamoodi toimida, aga kui ma hakkan vastust kirjutama, siis vastusesse ma kirjutan sellest täisosast ühe võrra väiksema arvu, ehk kui ma 4-st võtan 1 maha, mul jääb 3 ja murdosa ma saan nüüd sama reegli järgi nagu ma enne, et alla läheb 7 ja kui ma 7-st lahutan 2 maha, siis mul jääb vastuseks 5. Nüüd, kui ma hakkan lahutama siis sellest tavalisest naturaalarvust siis segaarvu, siis enne võiks lahutada need täisosa ära, et 6 miinus 2 on siis 4 ja ma panen veel korra 4 miinus 1/3. Ja jällegi, nüüd ma võtan 4 ühe võrra väiksemaks, saan 3, alla läheb meil 3 ja 3 miinus 1 on 2. Ja nüüd, kui ma segaarvust lahutan tavalist naturaalvust, siis ma lahutan jällegi sellest täisosast lihtsalt maha, on siis 2/1/9. Järgmises videos me vaatame siis seda, et kuidas siis liita ja lahutada erinimelisi murde.